Iraani külje all olev Hormuzi väin avanes korraks, aga kiiresti taga uuesti sulgus. Ehk teisiti öeldes, nii kiiresti kui kerkis lootus naftaturu normaliseerumiseks, nii kiiresti taga sulgus. See tähendab naftahindade tõusu koos sellega ka kütusehindade tõusu. Arvete tasumisega siiski polevat inimestel muret. Ma kahtlustan, et enamus riikide maksulangetused või kergendused inimestele ei saa isegi ligi lähedaselt selleni, mida see oleks Eestis. Nii et me oleme teinud väga suure maksulangetuse selle aasta alguses, jätnud ära ka aktsiisitõusud, et hinnatõus ei kanduks inimestele edasi ja ka varud turule toonud. Et meie maksulangetus, ma arvan, proportsioonis on palju suurem kui kellegi 0,5% maksumuudatus. EKRE esitas täna eelnõu, et kütusele kehtestataks maksimumhind 1,40 eurot liitri kohta ning kütusemüüjate kasumimarginaal ei ületaks 10%. Teatud juhtudel maksaks riik kütusefirmadele kompensatsiooni. Peaminister laitis idee maha, öeldes, et see viiks lõpuks kütuse normideni ja lisab. Valitsus kaalub pidevalt erinevaid lisasamme. Me saame kaaluda lisasamme sellel aastal ja järgmistes eelarvetes samamoodi, et eks need sõltuvad ikkagi valdavalt sellest, milline see olukord on. Aga teiselt poolelt, ma arvan, et kõik inimesed saavad ka aru, et Eesti riigi rahakott on üsna pingul, eeskätt just kaitsekulutuste tõttu. Meie defitsiit on ühises rahakotis on peaaegu lubatu piiril. See tähendab seda, et kui me suudame kokkuhoidlikumalt toimetada, on meil võimalik ka erinevaid otsuseid teha. Aga see, ma arvan, selgus umbes, kus me oma asjades oleme, saabub suveks augustiks, kui tuleb uus rahandusprognoos. Ei leia raha mitmes riigis otsustatud aktsiisi või käibemaksu langetamiseks või ühistranspordipileti hinna langetamiseks ka Eesti 200. Meil on siin ausalt öeldes hetkel väga vähe teha, et keerata kuidagi seda kriisiolukorda omalt poolt väga palju teistpidi, sellepärast et kõik need muud sellised väikesed maksuotsused, need avaldavad väga väikest mõju tegelikkuses sellele hinnakujundusele. Kuid olukord on selline, et isegi politsei ja päästeamet peavad oma rahakotti hoolikamalt hoidma. Me oleme praegu sellise väga lihtsa arvutuse teinud, et üle 1 miljoni euro on see võimalik lisakulu, mis valdkondale tuleb, ehk siis tuleb kaaluda, kas siin prioriteete ümber sättida või mingisugused reservid kasutusele võtta. Igal juhul ükski operatiivsõit sellepärast tegemata ei jää. Pärast eilset suurt langust naftahind maailmaturul täna veidi tõusis, kuid on endiselt alla $100 barreli eest. Eile oli naftahind $110 barreli eest.